Mererestos ja siin on sigin ja sagin ja on palju glamuuri, sest toimumas on buduaari kevadpidu. Ja täna esinevad meid Meelis Tomson, kes räägib siis tarokaartidega ennustamisest, Kätlin Tamman energiavahetusest, kohalolust, Arabella Saaliste kostüümirendist ja Karin Käpikuus, kes räägib siis naise nii-öelda terviklikust lähenemisest ehk siis stilistikast jumestuseni. Seekord on siis kodumaise brändi Mark ja Andree Bikini Show ja on ka siis esineja meil Ilona Šaro, kes siis laulab oma heliseva häälega. Ja no muidugi siis küsimus kohe, et millal järgmine pidu tuleb? Ja me peame siis suve lõpupidu 27. augustil siinsamas Mererestos. Arabella, sina tavaliselt toimetad meil küll laval modellina, siis sa sätid modellide käimist, siis sa sätid erinevaid tantsunumbrid, aga täna sa rääkisid tegelikult meie naistele hoopis ühest väga põnevast ärist, mida sa pead. Ja, nimelt tegemist on siis kostüümirendiga, kus saab endale üritusteks riideid rentida nii naistele, kui ka tegelikult on meil väike sektsioon juba ka meestele. Meie mõte on see, et inimestel ei oleks kapitäis riideid, millega nad ei käi. Et see on siis selline jätkusuutlikkuse põhimõte, samas inimene saab katsetada stiile võib-olla, mille järgi ta käsi kohe ei haara. Seda ei juhtu tihti, et jumestaja grimeerija on ise grimmitoolis. Räägi, mis sa täna siin teed ja mida sa laval ka naistele jagasid? Rääkisin natukene, mida ma teinud olen, kuidas ma naist üldiselt tervikuna näen, kuidas mu töö iseloom on kõike muud, aga täna ma olen ka modell, nii et väga põnev, mulle väga meeldib, kuna mu enda tiimi tüdrukud teevad, seega mul on ainult hea meel ja ma tean, et ma olen heades kätes. Mis sobiks praegu just, et ennast rohkem tunda naiselikuna, säravana, heatujulisena? Võib-olla natuke sellist isepruunistavat juurde anda, et enne kui meil see päike peale ei ole tulnud ja võib-olla ei olegi kõige parem, et alati tuleb õrnad toonid, sellised roosakad, kerged, nüüd on kindlasti huuleläike periood. No Meelis, siin väga palju teisi mehi ei ole. Ütle, kuidas sa siia buduaari peole sattusid ja sa lähed ka täna lavale? Algselt oli see planeeritud justkui sellise tarokaardi telgitaguse avamine, et kuidas see käib, mis on võib-olla need levinumad küsimused, millega naisterahvad minu poole pöörduvad, milline näeb välja see, et kui sa tuled minu juurde tarokaartide lugemise vastuvõtule. Ja kui keegi tahab sinu juurde tulla privaatsele vastuvõtule, kuidas ta seda saab teha? No, minu juurde saab väga lihtsalt tulla www.meelistomson.ee, seal on päringuvorm või lihtsalt saate e-mail ja ongi kõik. Me oleme varasemalt kohtunud Nano-Aasia brändiga seoses, aga nüüd oled sa nii-öelda kosmeetilisi ilu poolt pöördunud hoopis sisemise ilu juurde. Ja tänaseks ma tegelen energeetiliste häälestuste ja teadvuse tasandite avardumise ja kogu selle oma algolemuslikkuse juurde nagu tagasijõudmise juurde sellega. Ja kuidas sa seal laval ka ütlesid, et see on siis mitte me ei mängi rolle siin elus, vaid me oleme siis puhas armastuse energia? Ja tegelikult armastuse energia on kõige, ütleme siit võimsam energia üldse maailmas ja eesmärk vähemalt minul on olla ise armastuse energeetiline kohalolu. Ja kui me paneme need rollid maha ja need maskid maha, kui palju õnnelikumad me oleme tervemad, me oleme heatujulisemad ja meil ei tule isegi meelde ütleme siis negatiivsed mõtted, sest me näeme siis tulemusi ja see vibratsioon on hoopis teine ja nii palju helgem ja toredam koht, mis ma võtab.